Tšau ja ilusat esmaspäeva teile. Ma lubasin teile tänaseks seda videot, kus ma näitan teile oma lapsepõlve pilte ja räägin juurde. Aga mu haige õlg, nagu ma olen juba enne ka maininud, ei kannata hetkel üldse arvuti taga olemist. Ja kuna ma täna siis olin esimest päeva tööl peale puhkust, kus ma nii hommikust õhtuni juba istusin selle arvuti taga ja ma eile monteerisin seda pikka vlogi, siis ütleme nii, et see ei ole mulle üldse hästi mõjunud. Seega ma otsustasin tänase video teha jälle selle tegelik mina video siis, mille ma lihtsalt ilma monteerimata üles panen. Et tundus hetkel selline kõige lihtsam ja kiirem variant, et ma peaksin võimalikult vähe aega arvuti taga veetma. Aga ma luban, et ma teen selle lapsepõlvepiltide video teile siis järgmiseks esmaspäevaks ära. Ma loodan, et ma jõuan selle selleks hetkeks ära tehtud. Ja teil tuleb reedel muide veel üks video, nii et ja ma luban, et see reedene video on ootamist väärt. Nii et ehk annate andeks, et seekord siis esmaspäeval selline kiire ja väikene video tuleb. Aga ma printisin välja töö juures mõned küsimused, mis te mulle siis eelmine kord jätsite küsimuste-vastuste videode jaoks ja mõtlesin, et vastan siis mõnele küsimusele lihtsalt siin videos kiiresti ära. Võt, ja mõned küsimused võtsin blogist ka juurde, mis mulle sinna hiljuti jäeti. Ja alustakski siis sellest, et milline on minu suhe Pärnuga ja kas mulle meeldib seal vaid puhkamas käia või tahaksin ma seal elada. Minu suhe Pärnuga on selline, et ma olen elanud Pärnus oma teisest eluaastast kuni 18. eluaastani. Ja see on minu jaoks täielik kodulinn, et kuigi ma olen sündinud ja siis paar aastat elanud Tallinnas, aga ühesõnaga oma lapsepõlv, mis ma mäletan, on kõik möödunud Pärnus ja see on minu jaoks tõesti täielik kodulinn ja mulle meeldib seal väga käia, aga ma ilmselt ei kujutaks ennast enam seal elamas ette. Et see on, ma tahaksin hea meelega veeta 3 kuud aastas ehk siis juuni, juuli, august Pärnus, aga ülejäänud aastast ma siiski vist eelistan Tallinnat. Ja nüüd mul näitab, et mul saab kaameral aku tühjaks, nii et see video tuleb eriti lühike. Nii, kas mul on endiselt plaan USA-sse reisile minna ja mis riiki tahaksin peale USA veel külastada? Issand, neid riike on nii palju. Seda oli siin teine mingi küsimus veel, et kuhu ma tahaksin reisida. Ma tahaksin minna Islandile, Austraaliasse, Lõuna-Afrikasse, Taisse, Hawaiile, ma ei tea, igale poole. Ja USA reisi plaanin ma kindlasti ühel hetkel ära teha. Seekord lihtsalt mul olid piletid olemas, aga jah, saatus mängis mulle natuke vingerpussi ja jäi see reis seekord ära, aga kindlasti plaanin sinna ühel hetkel uuesti minna. Mis erialal ma õppinud olen ja kas mu praegune töö on sellega seotud. Ma olen õppinud ülikoolis riigiteaduste eriala ja ma olen õppinud klassiõpetaja eriala, aga mitte kumbki neist ei ole absoluutselt seotud sellega, mis tööd ma praegu teen. Ma töötan merchandiserina ja sellele on väga raske eestikeelset seletust anda ausalt öeldes. Et kes teab, see teab ja kes ei tea, see ei tea, aga see on selline merchandisingu ala ühesõnaga. Nii, mis ma siit veel jõuan ära vastata. Mis on mu suveplaanid? Ma arvan, et ma ei hakka mu suveplaane teile siin ette ära rääkima, sest et vlogides näete te kõike, mis ma see suvi teen, kuna ma ju kannan oma vlogikaamerat kogu aeg endaga kaasas. Nii et ma luban, et millestki ilma te ei jää. Siis, kas ma elaksin pigem Londonis, Prantsusmaal või Eestis? Nendest variantidest elaksin ma raudselt Eestis. Prantsusmaal ei julge ma nüüd enam absoluutselt kolida ja ausalt öeldes mind ei tõmba ka sinna väga vist. Ja Londonis ma ka ei tahaks elada, et kui juba Inglismaal, siis ma elaksin Brightonis, sest et Brightonis oli tõesti nii mõnus ja seal on selline Pärnu vibe nagu, et sinna ma tõesti hea meelega koliksin kunagi, aga ma arvan, et ma jään Eestisse paikseks, kuigi muidugi kunagi ei tea. Kuhu sa lähed ja mis sa teed, kui sa saad vihaseks? Ma tõmbun endasse, kui ma saan vihaseks. Ma ei lähe mitte kuhugi ja ma ei tee mitte midagi, vaid ma lihtsalt tõmban ennast sellisesse kookonisse ja ei räägi midagi ja ei ütle midagi. Ühesõnaga, ja olengi vait, kuni ma siis üle saan sellest, et ma vihane olin. Kui mul oleks supervõime, siis mis see oleks ja miks? Muidugi oleks väga lahe supervõime lendamine. Sest et
siin ei ole isegi vaja seletust anda. Aga teine lahe supervõime oleks, kuidas ma ütleme, mind control, ehk siis ma nagu suudaksin mõjutada teiste mõtteid või? See oleks päris lahe, sest et seda saaks väga huvitavalt ära kasutada. Sneaky, on ju. Nii, kas mulle meeldivad ämblikud? Ei, mulle ei meeldi ämblikud. Kellele meeldivad ämblikud? No. Kas ma olen kunagi Hiiumaal käinud ja kas mulle meeldis seal? Ma olen küll kunagi Hiiumaal käinud, aga ma olin siis ikka väga noor. Ma ei tea, ma arvan, ma olin võib-olla 10, kui ma seal viimati käisin. Ja mulle meeldis seal ja ma tahaksin sinna väga tagasi minna, aga ma see nädalavahetus näiteks lähen Saaremaale hoopis. Kahjuks ma Hiiumaale ei jõua, aga Saaremaa plaan meil on, aga nagu ikka, siis ma võtan oma vlogikaamera kaasa ja näitan teile, mis me seal teeme, et ma ise nii ootan juba nädalavahetust, sest et Saaremaal on nii mõnna ja ma juba täiega tahan sinna minna. Siis, kuidas mul läheb? Hästi läheb, arvestades muidugi seda, et mul see puhkus läbi läheb natuke kehvemini, aga muidu läheb päris hästi. Issand, ma ei teagi. Äkki aitab või? Vaatan, et ma olen juba 6 minutit filminud, et kaamera aku saab ka kohe tühjaks ja jätame selle vlogi ja selle video, siis jätame seekord nii lühikeseks, nagu ta tuli. Aga aitäh, et te vaatasite. Ma loodan, et te ei ole pahased mu pealest, et ma tegelikult tean, et teile on meeldinud need tegelik mina videod, kus ma siis ei monteeri ja lihtsalt teiega räägin. Ja küsimuste vastuste mitmendat, 3. osa siis juba ootasite te ka, nii et selle saite te nüüd ka. Et jah, järgmine nädal luban jälle mingi parema videoga tagasi ja nagu juba mainitud sai, siis reedel tuleb ka veel üks video, nii et ja, olgu, ma ei oska kunagi ühtegi videot ära lõpetada, ma ei tea, mis ma ütlema pean. Kui sa ei ole seda kanalit veel tellinud, siis kindlasti vajuta seda punast subscribe nupukest, sest et head kraami on tulemas. Kui see video meeldis, siis pöial püsti, nagu ikka. Kui ei meeldinud, siis võid ka pöialt alla vajutada. Ma tean, et mitmed teist seda teevad. Ma küll ei tea, miks te neid videosid vaatamas käite, kui teile ei meeldi, aga noh, vahet ei ole. Tore, et te ikkagi käite siin. Ja olge tublid nagu ikka ja näeme juba järgmisel esmaspäeval. Tšau! Ja hakkame mängima sellist mängu nagu... Hakkame kaarte mängima. Kaarte? Turakat potiknoida. The voting game on see. Ühesõnaga. Küüned sinna. Nii. Sa kaarti.